Tervist! Alustame Eesti Nõidade Liidu nõidade konverentsi teemal Teadvuse säraosa tekstid. Palun lülitage telefonid ja muud nutiseadmed välja. Pildistamine ja salvestamine ei ole lubatud. Esineb Tartu Nõid. Tervist! Mina olen Eesti Nõidade Liidu Tartu Nõid. Tartu nõiajõud näeb välja nii. Ainult jõududega tehakse asju, mis vabastavad. Ülejäänud asjad lihtsalt jutustavad asju ja siis sa pead mõtlema, kas see on tõsi ja nii edasi. Ja kui sa rääkisid palju juttu, siis sa pead palju mõtlema. Kui sa rääkisid vähe juttu, siis sa mõtled vähe. Niimoodi, et mida pikemad on jutud, seda kauem sa pead mõtlema, kas see on tõsi, mis sa oled kuulnud ja mis sa oled rääkinud. Aga kui jõud tuleb, siis jõud ei seleta mitte kui midagi ühegi sõnaga ja jõud vabastab, sest jõududes on kõik asjad olemas. Tekstidki asetsevad jõudude sisemuses, sellepärast võitmatus ehk sära asetseb jõudude sisemuses. Nii et kui otsid sa seda kuskilt mujalt, et sa räägid enda vabaks või sõjavahendi püssi ja mõne teise asjaga vabastad ennast vabaks, siis jõud see ei ole, sest see on lihtsalt üks massin. Jõud ei ole tehtud massinatest ja massinat ei ole tehtud jõududest. Saabub, ilmub ja nii edasi mees, kes on arhailise nõiduse osa tundelisi jälgi ja nii edasi, 0-0. Rahvas, kes ei teadnudki ju, et ta elab ju niikuinii ühel maal ja sellel maal kehtib mingisugune režiim, mida nimetatakse poliitiliseks korraks või mõneks teiseks asjaks või lihtsaks situatsiooniks või eluviisiks või kuidas keegi seal soovib nimetada seda. Aga siin, kui meie siin elame Eestimaal, siis seegi on tehtud ju mingisuguse vahendiga, sest ega iseenesest midagi ei teki siin tühjuses, eks nihil on tehtud maailmas ju. Keegi on teinud need asjad ja kavatseb sellega teha mingisuguseid asju. Ja need, kelle kaudu neid asju tehakse, neil ei ole mingisuguseid arusaamisi, mis on tehtud. Siis paljud ütlevad, et võib-olla siis kaitsepolitsei saab aru, mis on tehtud. Ma ütlen, ta ei saa aru juba ammu, ta ei saanud alguseski aru.
sest tegid mingisugused teised jõud neid asju ainult üldse ju. No mis teevad rahvaga neid asju, mis teevad rahvas selle, mis rahvas praegu on, haige, vilets, kidur, nõrk ja nii edasi. Mingi asi teeb selle ja nad ei teadnud, et see on kirjutatud paberisse ka, mismoodi see tehtud ju. Lisaks, kui kunagi Mart Laar ja teist hakkasid tegema neid Eesti Vabariigi asju, siis nad tiirutasid kogu aeg Saksamaa vahet ju ka. Ja neil olid sidemed Isamaaliit ja nii edasi, kristlik-demokraatidega ja nii edasi, kui muinsuskaitses oli, kogu aeg rääkisid kristlike demokraatidega, nii et see tehti kristluspõhimõttel see süsteem siin. Mitte mingisugusel kapitalismi või mingil teisel, vaid lihtlabasel kommunistlikul kristluspõhimõttel, et see, mis sul on, see peab saama kellegi teise omaks, sellepärast, et kui keegi juba võimu juurde sai, ega siis mitte niisama, vaid ainult selleks, et saada endale rohkem asju, sest kui võimu kaudu asju saada ei saa, siis pole üldse mingisugust mõtet selle riigil. Siis tuleb midagi muud teha, ütles valitsus juba ammu siiski. Ja Lennart Merigi ütles, et Eesti Vabariik on 15 aastaks vaja, ajakirjas ta seda kirjutas, rahvas imestas, mis ta edasi teha mõtleb siis. Aga see oli 1994 aasta ja siis rahvas oli veel teistsuguse mentaliteediga ja kantud vabadusvaimust ja nii edasi. Aga järjest hakkas keegi kraani ja kruvisti kinni keerama, järjest vähem hakkas tohtima teha, järjest vähem hakkas olema võimalusi. Kõik need vaprad ajakirjad, kes tegelesid esoteerikaga ja sensitiivide asjade üksteise järel sulgusid ja nii edasi. Miski toimus, miski hakkas siin toimima. Hakkas kehtima luterlik põhimõte, mis tuli Saksamaal. Sa ei tohi. Ma ise ütlen, mida sa tohi. See relv, mis räägib Frankfurt am Main linnast, see on vana juba, see on juba 800 aastat tagasi seal olnud. Niimoodi, et kui keegi rääkis, et 800 aastat aega on olnud siin, siis seal on õigus, mitte 700, sest ega see relv kuhugi ära ei läinud. Teadvuses äraosa tekstid on käsitlemisel, sära tähendab võitmatus. Kui kedagi võidetakse, siis relvadega niisama ei saa, ega jutuga kedagi maatasa teha ei saa. Üks rahvas siin maa peal, siin Estlandias, siin Eestis, kes on maatasa tehtud Prince of Hell põrkupürsti relvaga. Ma võtan sult ära elu ja sa isegi küsi, kuhu see kadus, kuhu kadusid su head kavatsused, su head võimalused, su suured korterid, su maatüki, kuhu see kadus. Ja see jäi sükene kidur ja väike ja labane ja rumal, teadmisteta, võimalusteta, sükene armetu, vaene, mõttetu, nagu ta on. Kui sa tuled tiiru USA-st, siis sa mõtled ja vaatad natukene, kas siin elab üldse keegi veel. Miks siin elatakse? Siin ei saa mitte midagi teha, kõik kraanid on kinni keeratud. Üks purvaene rahvas, kes mitte midagi ei oska, keelt kõik paistab, et on ära võetud. Siis ma ütlen, kui natukene ringi vaadata, siis üks asi ikka on jäänud, kui keegi tegeleb esoteerikaga, sensitiivsuse ja teiste asjadega, siis ta ikka saab edasi. Siis jääb talle üks ainukene vaenule, kes kindlasti soovib teda ära võita see kirik. Sest sa ei tohi näha nägemusi, sa pead lugema piiblit ja uskuma, siis läheb hästi sul. Aga kui sa hakkad nägemusi nägema, siis on halb, siis sa oled konkurent. Seda ma olen ennegi rääkinud. Ei, ma tean kiriku asjast palju. Ära mõtle, rohkem kui sa. See on hirmus lugu, sellepärast, et kui Eesti Vabariik tehti, siis kirik läks Jumala alluvusest kuradi alluvuse ja nad ei loovuta seda, sest ei saagi ju. Läks ja nad otsustasid niimoodi, vabalt. Seepärast, et kui tuli aasta 1999, mikä kaunis, 1999, siis otsustati, Eestis ei tohi olla iseseisvaid kirikuid üldse, need peavad alluma välismaistele asjadele ainult. Nii et kõik sai välismaiseks orjalaagriks peaaegu siin ja nii edasi. Ja lisaks, kui keegi vaevus lugema konstitutsiooni, siis sinna oli algusest peale kirjutatud, et sa ei tohigi elada ise endale üldse ju. Sinu enda jaoks ei ole üldse mingisugust alust, ütletakse. Sellepärast, et see väikene tähtis raamat kirjutab ju, et on tehtud üks asi, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, mille jaoks. No mis nad teevad siin? Nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mitte isiklikus. Ühiskondlikus elus on just ainult kasu ja mitte isiklikus.
Ja see tagab Eesti rahvuse kultuuri säilimise läbi aegade. Ei tea, kas ikka tagab, sest ainult isiksused tagavad säilimist ja nii edasi. Siis sa mõtled, et sa tohid midagi omada ja nii edasi. Las ma ütlen, et sa ei tohi. Siin on kirjutatud. Igal ühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Omandit ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt. Sinu enda huvid ei tähenda mitte midagi. Niimoodi tegutses üks surma sooviv relv Saksamaal ja tegutseb praegu ka niimoodi. Prince of Hell relv, mis võtab elu ära niimoodi rahvastelt, et kitsendab tema võimalusi, vahendeid ja kõiki neid asju, mis kunagi kellelgi oli. Sest ei ole siin suuri maju, ei ole graniitlosse, ei ole mingisuguseid kõrghooneid, ei ole laiu teid, mitmerealisi, ei ole suuri loomakarjasid, ei ole puhkuse võimalusi, ei ole laiu võimalusi enda arendamiseks, kultuuribaasi ei midagi, ei ole isegi muusika, ei kultuuri, ei kirjandust, ei raamatukogusid selliseid nagu laias maailmas on. Lihtsalt niisama on natukene, niimoodi. See relv võttis kõik ära, nad andsid kõik tasapisi käest niimoodi, et nad isegi ei küsi, kuhu see kadus. Nüüd nad leppisid lõpuks ära, et teadustööga võiks ikka uuesti alustada ja Tartu Ülikooli raamatukogu siiski võib-olla saaks ikka ehk üles ehitatud uuesti. Aga teadsid sa, et laias maailmas teadustöid ei saagi üldse teha, nad ei oma tunnustust, kui puudub raamatukogu ülikoolil. Ega neid sama ei saa teha, see peab olema akrediteeritud raamatukogu teadusbaasiga, mis on ette nähtud nende asjade õpetamiseks, mis on õpetamisel. Need teaduskraadid, mis on välja antud viimase 20 aasta jooksul, on nulltähenduse, üldse pole väärt. Milleks üldse rääkida? Sellepärast, kui sa räägid Eesti teadlasega, Eestis ei ole teadust. Nad teavad nii vähe, et sellest pole mõtet rääkidagi üldse. Need teadmiste baasid on nii tillukesed, et see on nagu koolipoiss seal USA-s või midagi sellist, peaaegu. Rahvad, kes ootasid, et tuleb mingisuguseid lahendusi. Teadvuse sära osa on tulnud jälgi 001